Jah, minu enda rõõmuks ka lõpptulemus on väga positiivne. Nüüd, kuidas läks ettevalmistus, siis nagu alati on kõige raskem see teede valik, teede probleem. Et iga talumees arvab, et see on tema tee, riik arvab, et see on tema tee, vald arvab, et see on tema tee. Ja lõppkokkuvõttes, kui selgeks tehakse, kelle tee mis on, siis hakkab see lubade taotlemine ja ega seal midagi rõõmsat ei ole. Ja eelmine aasta saime viimane päev ennem kätte, see aasta saime üks päev enne rallit Maanteeameti kohad kätte. No, teine probleem on see, et Eestis ei ole enam kohtunikke. Rajakohtunikke, mis on ääretult keeruline leida just nimelt rajakohtunikke selles suhtes, et eks autoliit peab tegema suurt tööd ehk koolitust, et hakata koolitama välja endal rajakohtunike brigaade. Praegusel hetkel oli see ka üks suur probleem ja sama asi on kindlasti ka kellal, mis ongi, millega ka samamoodi autoliit peab tööd hakkama tegema. Ehk kellameeste brigaad tuleb samamoodi välja koolitada. Meie rallil nad on esimest korda ja autoliidu peasekretär on ise nüüd jälgib, kuidas need töötavad ja ma loodan, et kuidas mehed hakkama saavad, et ma loodan kindlasti, et ka järgmistel rallidel on see nii kellade kui kohtunike asi nagu rohkem paigas. Aga minu üllatuseks on kindlasti see, et on nii palju eestlasi sõitmas, mis tekitab väga suurt rõõmu venelasi, aga üllatus on see, et soomlasi on vähe. Ja kindlasti oli ka üheks põhjuseks, kui ma nüüd Soomepoolse žürii esindajaga rääkisin, oligi just nimelt see, et me ikkagi eelmine aasta tänu teeoludele pidime lükkama rallit edasi. Kõik kahtlesid, kas me jälle lükkame või lükka. Aga meil oli Margus Karjasega võistluse juhiga ammu juba kokku lepitud, me kindlasti see aasta edasi ei lükka, et kui vaja jätab mõne katse, aga edasi ei lükka. Et see oli nagu eelmist aastast niisugune paha jälg veel järgi, aga loodame, et järgmine aasta ka soomlasi rohkem. Nii et hetkel on kõik hästi, kõik on registreerinud, kõik kirjutavad rada praegu ja loodame, et ka ralli finišis loodame sama suurt arvu võistleid näha. Ütleme nii, et võistluste juht ütles, et tuleb 80, mina ütlesin ka, et tuleb 80, aga lootsin, et tuleb 100 ja ütleme esimest korda, kui mu lootused täitusid, et tõesti 98 registreerinud, see oli minu jaoks väga hea arv. Kindlasti tänane päev on nende jaoks just nimelt lõbus ja huvitav, kuna on lauluväljaku katse, siis on natuke üle 7 kilomeetri ruila katse ja laitse katse, ehk 2 niisugust lõbusat katset, üks väike vähe töine katse. Aga homme on raske päev, homme on tõsiselt raske päev ja ma väga loodan, et täna öösel tuleb vihma, nii nagu ilmajaam ennustas, et ta lööb selle tolmu kinni, sest see tolm on muidu see, mis need pinged peale paneb tagantpoolt tulejatele, sest et ega kui tuulekest ka ei ole, siis ta ikka jääb sinna rajakohal õljuma. Ütleme nii, et kui ma nagu pealtvaatajaid võtan nagu perena, et kui kogu perega minnakse ikkagi välja, siis kindlasti on 2 kohta, et täna siis lauluväljak ja homme Laitse park ise, kus on näha siis autod kinnises pargis, vaheajal, samas 11.41 peaks startima ka paarisrajal autod. Et ma usun, et need on nagu peredel ja Laitses on ka väga palju kohti, kus nii lastel, pere Õrnemasoo esindajatel on mida teha. Et ei ole ainult vaja passida ralliautosi, kui tõesti poolele perele istub ralli vaatamine, teisele poolele ei istu, siis seal on kõike teha, seal on kõike nendel teha nii kardisõitu, lastemängutoad, tõesti on huvitav see Laitse rallipark. Aga kes nüüd lähevad metsa, siis mina ikka ütlen, et vaimuisa katse on see, kus tehakse tulemust ja kus on meestel kõvasti tööd. Et jälgida autolehte, kus on siis täpselt kohad ära märgitud, kus pealtvaatajad võivad seista, kus nendel on huvitav seista. Autolehte on veel täna müügil, et põhikohad ja asjad on ikkagi sealt näha.